Euroopa rohelise pealinna aiakunstivõistluse Linn ja loodus käsikäes töödest valiti välja 8 parimat teemaaeda, mis tänaseks lõplikult valmisid. Aedade kujundamisel tuli silmas pidada 2 eesmärki. Kestlik aeg. See tähendab, et väga suur osa peab olema püsitaimesid. Siis kindlasti funktsionaalsus. Tänapäeva kiire elutempo juures inimesed tahavad võimalikult palju aeda nautida, mitte seal tööd rügada. Just aia praktilisust silmas pidades kujundasid futuarhitektid teemaaia aiateraapia. Kui sul on raske päev, siis tule pargi ja istu meie pargi sees. Ja aias on väga palju taimed, mis teeb aromateraapiat, näiteks lavendrid, sidrunitaimed. Meil on raudrohi, millel on ravivtaime omadused, seda saab korjata, õitseb väga pikalt, siis meil on väga palju õitsvaid taimi tuleb sinna, kus saavad kimealased, mesilased käia nektarit kogumas ja muidugi väike kõrreline. Ja kui küsite, miks kõrreline, linnud saavad väga ilusti nendest näiteks pesamaterjali koguda. Ka pisikesed aiakujundajad said maastike loomisel kaasa aidata. Nende käe all valmis kalamaja ürdiaed. Kas sina istutasid ka midagi? Jaa. On seda raske teha? Ei, väga lihtne. Mis sulle meeldib siin? Mulle meeldib kõige rohkem need, et siin kasvavad rabarbarid ja tomatid ja maasikad. Kas sellepärast, et neid teeb süüa või? Jaa, mulle meeldib väga süüa. Aedu hindav professionaalne žürii peab silmas, kuivõrd harmooniliselt on linnakeskkond ja loodus töös integreeritud, kas aed on funktsionaalne ja mitmekülgne ning kas valitud taimed sobivad antud keskkonda. Kogu suve vältel saavad aedade autorid oma töid muuta ja parandada. Samuti saavad linlased valida oma lemmiku. Lõplik võitja kuulutatakse välja 16. septembril.